Võib-olla ka tuntumad nimed ära mainida, kes siin Pilateses on käinud, et jälle aitaks nagu inimestel annaks seda käsineerumistunnet. Mul tegelikult need inimestele ei meeldi nimede nimetamine. Neile võib-olla neile selle loo vastu midagi, et mis nendega on juhtunud. Et väga tihti küsitakse, et mis must siis saab, kui ma siin edasi käin. Nüüd alguses nagu ei oskagi midagi öelda, et sul muutub kehahoiak paremaks, kuna see kohalolu nõuab ka head keskendumist, siis see keskendumine aitab igapäeva tegemistes paremini keskenduda. Võib-olla mingi tööasi saab kiiremini aetud. Võib-olla on kehas rahulikum olla ja see ärevushäired vähenevad, et su seismine ja kõndimine muutub kergemaks ja paremaks, aga on ka juhtumeid, kus siis oma isiklikus elus on siis võetud otsustavamaid samme, et tehtud ka neid otsuseid kergemini ära, et julgemaks on muututud. Selle kasutegur on ka selles, et see tund Pilatese treeningut õpetab inimesele midagi ka peale seda Pilatese treeningut 24 tundi ööpäevas, siis enamus ta on üksi ja hakkab siis seda Pilatese mõtet enda peas edasi kandma. Ja läbi selle siis muutub see kehahoiak või see kõik, mida ta teeb, palju paremaks. Üks mees hiljuti ütles mulle, et mulle meeldib see täpsus ja korrektsus ja see kohalolu.